tea, poiss on 6 aastane, tema pole näinud elektrit. Lasteaeda lähen järgi sügisel, läheb WC-sse pimedalt, tuld põlema ei pane. No. Küsisin, miks see tuld ei pane? Õigus sinu pool ka. Et ilmselt ta kunagi erilist elektritarbijat ei saanud. Ise ma käin siin iga päev, siis ma käin niimoodi, et ma lihtsalt seal jamma kõik hingata. Mask ees kogu aeg. Tuleb hoida mingi nulli peal hakkab juba jamama. Juba mingi vaakum sisse, viskab õli välja mingid põhjusel. Ei tea, aga õlinõud on reas siin nurga taga, kui näete. Õli saab alada, pole probleemi. Kolm ahju võtta iga. Viskas lumega märeks. Ise ma joonistega elektrist on ebareaalne. Eesti Vabariigis täiesti ebareaalne, et keegi elektri toob. Postid on olemas, aga kes kellegi mure ei ole. Investeerivad Utasse ja ma ei tea, Jordaaniasse, leivad pulli seal ja kaotavad raha ja kodus voolu pole rahval. Mis teha, kurb lugu. Vale koha peal elan öeldi. Osta korteri endale linna, et seal tuleb odavam. Soomest tuleb elada. Õiged mehed on Soomes kõik. Siin maal on 80% inimesi, kõik on Soomes. Üle 2 nädala tulevad, väike pidu ja tagasi. Millise vabariik meil toimib. 100 aastat on siin keegi suutnud olla 100 aastat tagasi, siis ma arvan, et ma suudan ka. Siin ongi need akud ning me loeme neid siit. Paneme nagu siit lihtsalt lükkame sisse ning siis läheb see üks punane tuli ning kui on roheline tuli, tähendab, et on täis. Ning kui roheline tuli hakkab vilkuma ning ei ole, tähendab see seda, et võib ühe uue akku panna tühja. Ning nii me saamegi enda lampe mõndasid ööle. Aga need kestavad vähem kui niisugused suured akud. Suured akud töötavad kauem, aga väiksed ikka vähem. Meil on. Ning isegi see vajab elektrit meil. Akulaadija ka vajab elektrit, et akusi laadida. Muidu see ei lae üldse midagi. No kenekas on meil kenekaluumis, kus on meil ka õues vets ka. Et ennem meil oli ka elekter, aga praegult enam ei ole. Kuna meil võtati elekter ära. Võtati elektriliinid maha ja siis pidime kenek ostma. Kui meil pole üldse kütus, mida kenekale panna, peame me kanistri panema autosse ning ning päeval minema tanklasse ning võtma kenekale kütust. Ning isegi autod vajavad meil kütust. Meil on ka mõned asjad, mis vajavad isegi pataleisi ka. Ning mõnikord võtame palju kütust, mõnikord üldse ei võta palju kütust. Nii meil ongi asjad lood. Ning kui keneka, kui elektriga. Ning kui me magama
aga issid ja siis läheb emme panema kenekat kinni, aga kui on issi ka, siis läheb alati issi kenekat kinni panema. Ärkan hommikuti natuke enne 7. Praegu pimedal ajal on eriti raske ärgata. Turul käin ma 3 päeval nädalast üle päeva ja leti taga olen ma tavaliselt kella 9 kella 3-ni. Ärkama pean ma 2 tundi enne seda, kui ma leti taga valmis saan olla. Pool kilogramma. Isvikla и капуста. Все. Вот это Сашин был фасончик, кстати. €25. Tänä päivä. Very good. Täna on rahvast vähe, aga detsembri alguse kohta on see üsna tavaline. Et kõik hoiavad oma kõhtu ja maitsemeelt jõuludeks, et siis on see suurem kapsasöömine ja siis mõni päev enne jõululaupäeva ostetakse seda kapsast. Nii palju, et me ei jõua ette andagi. No, ja lublю кислее. Ну, давай. Võib niisama tooret salatina süüa, võib keeta, võib hautada, võib suppi teha. Kes mida tahab? Борщи. Ja. Кислее или средне кислее? Enne jõule ostavad inimesed kõige rohkem kapsaid 2, 3, 4 päeva enne. Et siis on järjekorraga ja tonnide kaupa ja on pidevalt otsas ja ma juurde tuua ja siis on hullumaja. Jõulud on meie äri kõige raskem aeg, siis sa tõmbad ennast ribadeks ja selg valutab ja käed valutavad. Aga hapukapsas on eestlase jõulutoit ja seda peab olema. Väga head kapsad on. Muidu ei ostakski ju. Ma arvan, et ikka perenaise maitsemeel teeb hea kapsa. Võtsin sellist äratundmisrõõmu. Maitsed, mida ma tahan süüa, et kui ma panen selle ahju ja ma söön, siis ma olen õnnelik. Ja kapsasaladus on, ma lihtsalt tean, et see on kodumaine esiteks. Et ma ostan kaubamast ka seal kuskil, aga ta on nagu vettinud olemisega. Nemad teevad iga õhtu, nad teevad ja toovad siia. Näete, kõik on nii värske, et igast potist tahaks süüa. Aga me juba teadme. Me teame, need on kõik tuttavad müüa. Meil kõik oma tuttavad kõik. Üks päev ühe käest, teise käest. Nad on hästi tublid kõik. Kui naeratav nägu vaatab sulle vastu ja sõbralikult, ei saa edasi minna. See on väga tähtis müüa juures, eks ju. Ja see, kui alati näete nägu naerul ja võtavad siis muidugi ühesugust kapsad kõik. Ja too on ka väga tore ja kõik on nad toredad siin. Aga noh, esimese juurde tahtsin just öelda, et müüjast sõltub ka. Ta naeratab, ütleb, et võtke. Nad on kõik toredad siin. No kena, jõudu teile!
Mina olen 4. hooaeg. Aga juba eelnevalt on meie perest välja tulnud 30 aastat kapsast. Pikk traditsioon, välja otsitud parimad sordid kapsast. Käib. Ma arvan, et praekapsa saladus on see, et ei tohi põhja kõrvetada. Et muidu ei ole see mingisugust saladust. Täiesti vabalt võib panna ka lihtsalt turult ostetud kapsa otse potti või pannile ja ei pea talle mitte midagi lisama. Ainult nii palju, et ta jah ära ei kõrbeks. Ja et minule meeldib, kui on natuke tekstuuri alles ka. Et krõmpsumad on. Mina olen pärit kodust, kus meie ostsime jõuluajal salvesti kapsapurgi ja panime selle kaussi ja mikrouuni. Ja sõime ja kiitsime. Siis kui ma mehele läksin, siis ma sain teada, mis asi on õige hapukapsas. Pole käinud söömas. Loomad on igal pool. Hundid, karud, põdrad, kitsed. Väiksemaid on ka kõike. No, hundid olid siin, eelmine talv oli siin paarsada meetrit maja taga oli suur kari. Jahimeid tegid neil seal natuke jahti. Liiga palju oli neid. Jah, see on see, mis jääb järgi. Kapsajuurikad. Mõni leht mustem ja riivijäägid ka. Sead söövad, aga rohkem tahavad ikka maisi. Kuna seda kuhugi panna ei ole nagu nii, siis ta on siia. Mõni jänes või keegi ikka tahab. Mõne sea võib-olla aastas ikka lased, aga palju sa sööd? Sea või paar, ega rohkem ikkagi nagu vaatamiseks. Naine tahab fotot teha. Hobi siuke, et oleks mugav käia, vaadata. Igast ulukist annab midagi maitsvat teha. Ahjupraad on kõige parem metsseast. Kotletid maitsevad mulle põdralihast. Suitsuvorst on ka põdra oma kõige parem. Mul ei ole külmkappi. Ja siis peab arvestama alati sellega, mida sa saad osta ja mida sa ei saa osta. Kui sa seda koheselt ära ei tarbi ja ta külma vajab, siis tuleb ta lihtsalt järgmine päev poest tuua. Ja kui talv on, siis saab asju hoida õues. Selleks on meil võetud üks plastiktünn kaanega, siis ei saa koer ja kassid kätte toitu ja metsloomad ka.
generaator ei toida pumpa ära. Hakkab siin voolu kõikumine ja televiisorid ja need lähevad tuksi, et ei saa nagu pumpa panna. On 2 varianti, kas kasutad ainult pumpa või on siis televiisorid ja muu valgus. Kõike korraga ei saa. Seega on jäänud see pumba teema praegu kõrvale. Et on ainult valgus ja televiisorid. Jõevesi on ideaalne, see on puhas loodusvesi. 3-4 aastat on sellega pestud, pole veel probleemi olnud. No ainsad asjad, millest ma puudust tunnen, ongi külmkapp ja pesumasin. Sest pesu ma käin ka ämma juures pesemas. Ja aeg-ajalt ka oma ema juures. Aga muu elu just kui toimib. Meie jõululaualt ei puudu mitte kunagi hapukäpsas ja liha. Et see aasta liha tuleb metsast. Eelnevatel aastatel on tulnud poest. Ilma hapukäpsate jõule ette ei kujutakski. On hea. Need, mis seal poes müüakse ja purjemad, no need ei kõlba kuhugi. Need ei olegi nagu kapsad. Üldiselt ma ei söögi teiste kapsad. Ise selle enda kapsaga siin 25 aastat toimetanud. Täpselt sama meie sööme seda sama kapsast, mis turul inimesed ostavad. Ja meie isegi sööme seda, mida inimesed kõige vähem ostavad. Meie võtame selle, mis järgi jääb. Sest ta on kõik hea. Arvan, et see tuleb kõik, kui laval olla. Natuke närvi on alati kasuks. Käte ja keha hoiak on flamencos A ja O. Ja alati naeratada, kui just ei ole koreograafias teistpidi palutud. Tunda rõõmu tantsimisest ja liikumisest, muusikast ja teistest inimestest. Muusika hakkab mängima, siis
hoiab oma rinnad ilusti prinkis ja mehed siis oma silmad säramas, sest et meie ette astuvad roosad verded. Mulle meeldib liikumine ja see seltskond. Ja muidugi, et saab ilus olla. Hoopis teistsugune kui tööl. Pikad kleidid ja lillet juustes ja meik, mis lähedalt vaatamist ei kannata. Saab elada oma lapsepõlve unistusi. Mis siin naljakalt oli? Need inimesed on minu sõbrad. Nii lihtne see ongi. Kahjuks või õnneks oleme me keset metsi, nii et ööklubis sedasi minna ei saa. Tuleb koju ära minna. Või ma nüüd riietada või? Elekter on niisugune vool, millega saab panna kõiki asju tööle ning põlema, mis vajavad elektrit. No see tuleb põlevkivist ning niisugusest asjast, igasugusest ning siis veel sellel on üks koht ka veel Energia ning sealt tuleb ka elekter. Ma naudin praeguse elu juures rahu ja vaikust, seda ümbritsevat loodust. Ma ei tahaks metsast üldse välja minna, kui mul oleks see võimalus. Siis ma oleksingi ainult looduses. Praegu ei ole siin keerulisem elada kui 100 aastat tagasi. Minu unistan sellest, et tuleks meile elekter veel. Ja minu saaks hästi palju raha. Sellest unistan. Siis saaks uue generaatori osta, jah? Jah. Lubas mulle generaatori osta kevadel uue, jah? Oli nii, jah? Kuule, mul pole tehakse üldse lahagi. Generaatori on mul pole üldse.
Ma unistan külmkapist ja pesumasinast ja voolavast veest.